Tšau ja tere tulemast taas kord siis ühte monteerimata tegelik mina videosse. Mul olid mõned teemad, millest ma tahtsin teiega rääkida ja nii on ju alati kõige lihtsam teha, et istun maha, räägin juttu ära, tõmban materjali arvutisse, panen üles ja ongi kõik. Et see on, ma ei tea, mulle tundub, et teile ka meeldib, kui ma räägin teiega niimoodi monteerimata viisil, et see oleks peaaegu nagu laivi tegemine vist. Ja millest ma tahtsin siis rääkida? Esimene teema on suvevlogid. Et nagu ma lubasin, et siis, või noh, lihtsalt vist ütlesin, et ma teen suvel siis iganädalasi vloge. Ja peaaegu õnnestus, mõned nädalad jäid ikkagi vahele. Aga suvi on ju läbi ja nüüd ongi küsimus siis sellest, et kas koos suvega said ka vlogid läbi. Ja ma võtsin küll väikese pausi, et ma ei ole nüüd 1,5 nädalat vloginud, kuigi tegelikult eelmisest nädalast mul mingid klipid on, aga ma ei planeeri nendega enam midagi teha, sest need jäidki umbes siukseks minut aega tuli kokku, ma arvan. Et kuna ma ühel hetkel ikkagi tundsin, et ma ei taha nagu vlogida praegu. Et ma küll mõtlesin, et ma lasen ikka samas vaimus edasi ja nii, aga siis ühel hetkel tundsin, et kuna tööd oli palju ja iga kord, kui ma tegin siis midagi muud kui töö, siis ma tundsin, et ma tahtsin olla selles hetkes koos nende inimestega ja ma ei tahtnud mõelda kaamera väljavõtmise peale ja tahtsin, et mõni hetk ja siis ja mälestus jääks nii-öelda ainult mulle endale ja ma ei riputaks seda kõike internetti ülesse. Et mulle tegelikult väga meeldib vloge teha. See on kohe kindlasti mu lemmik video üldse, mida teha. Ja see on nii tore, sest et mul on pärast nagu tagantjärgi võimalus vaadata, mida kõike ma teinud olen. Aga mõni hetk lihtsalt on selline, et sa pead, no vahest on sellised hetked, et sa pead võtma pausi. Et need daily vlogerid nii-öelda ka, kes igapäevaselt panevad vloge üles ka ju vahest ikkagi võtavad mingeid päevasid vabaks ja nii. Ja nende jaoks on see tegelikult töö, mina teen seda lihtsalt niisama oma lõbuks ja hobina, et mul on siis õigus ehk natukene rohkem endale nii-öelda time off'i siis võtta. Aga kuna mulle ikkagi, nagu ma ütlesin, nii väga meeldib vloge teha, siis kohe kindlasti ei lõpeta ma nendega ära. Et ma arvan, et minu kanal jääbki suuremas osas vlogide kanaliks, sest eks ma olen veits nagu välja kasvanud, ma arvan, nendest challenge itest ja sellistest asjadest, et vanus juba liigub ka sinnapoole. Ja minu esimene nüüd vlog, siis ma arvan, peale seda videot tulebki minu sünnipäevast, saan jälle vanemaks. Ja ma arvan, et ma võtangi nüüd 3 nädalat siis kokku tegelikult põhimõtteliselt võtan nii-öelda vabaks ja siis tuleb juba järgmine. Aga tegelikult te peate ootama ainult umbes 1,5 nädalat veel, et näha seda vlogi juba nii, et elate selle aja üle küll. Te olete alati nii mõistlikud selles osas, kui ma ütlen, et ma tahan mingit pausi või aega maha võtta, et ma arvan, et te mõistate seekord ka. Aga jaa, järgmise nädala lõpus tuleb mul sünnipäev ja kuigi ma ei tunnista endale üldse seda vanust, kui vanaks ma saan, siis mulle sünnipäevad ikkagi väga meeldivad ja ma kindlasti planeerin seda ka vlogida. Ja sünnipäevadest rääkides, siis sünnipäevadel on ju ikka kombeks, et sulle tehakse kingitusi ja nii ja mulle väga küll meeldib kingitusi saada, aga sellest rohkem veel meeldib mulle kingitusi teha. Ja selle tõttu ma otsustasingi, et järgmisel nädalal teen ma oma Instagramis 5 kingiloosi. Ja seda siis iga päev esmaspäevast reedeni. Ja pühapäeval siis loosin kõikide looside võitjad välja pühapäeval ehk siis oma sünnipäeval 24. septembril. Ja seal saab olema siis nendes loosides saab olema meiki, saab olema moodi, saab olema ilu, saab olema magusat. Et seal on siis kõike, mida ma armastan peaaegu ja
seda ma tahtsingi tegelikult teile öelda, et järgmine nädal on väga selline kingituste rohke nädal. Nii et kui sa mind veel Instagramis ei jälgi, siis leiad siit video alt lingi minu Instagrami või siis lihtsalt Merlin Kase on mu kasutaja nimi seal, mine otsi ülesse. Ja ma soovitan nagu tõesti, ma ise olen küll väga elevil kõikide nende looside pärast, et ühesõnaga, mul on nii hea, mul on nii meeldib kingitusi teha nagu, eriti veel teile, sest te olete alati nii armsad mu vastu, et ma armastan oma vaatajaid päriselt nagu lihtsalt kõige positiivsemad ja armsamad vaatajad üldse päriselt. Et ma tean, et mõned umbes kardavad oma kommentaare lugeda, et vahest võib midagi halba tulla, aga Toi muidugi, minul on kuidagi õnnestunud vist pääseda sellest, et ma ei ole väga kellelegi hambusse jäänud, et pigem on alati hästi armsad ja hästi positiivsed kommentaarid. Ja just see, et kuidas teie ütlete, et mina umbes mingi kiirgan mingit, ma ei tea, positiivsust, siis ma tahan alati vastu öelda seda, et see positiivsus, mida mina kiirgan, tegelikult peegeldan ma teist. Sest kuna ma tean, et kui ma selle video üles panen, siis tuleb sinna alati nii palju toredaid kommentaare, siis ma juba nagu ette olen nii rõõmus selle üle, et te mul olemas olete. Okei, see jutt läks nüüd küll vähe käest ära. Ma ei tea, kuidas ma omadega sinna jõudsin. Igatahes siis järgmisel nädalal, mis see esmaspäevane päev on siis, mis kuupäev? Ma nüüd kohe otsin välja selle. 18. ehk siis 18–22 september on iga päev minu Instagramis üks uus loos ja 24. septembril loosin ma siis võitjad kõikidele nendele loosidele välja. Nii et minge raudselt jälgima mind seal. Nii, saime nüüd selle osa räägitud. Küll jutt läks vahepeal hoopis teise kanti, aga tehtud ta sai. See ongi nende monteerimata videode nagu nii-öelda siis miinus, et ma võin jääda mingist hoopis kolmandast asjast lõpuks rääkima ja siis see video venib pikaks, aga well, kuna te niikuinii siin 3 nädalat muid videosid ei tule, siis saate seda vaadata pikemalt äkki. Nii, veel üks teema, millest ma tahtsin rääkida, on Eesti YouTuberid live. Et eelmises vlogis te küll juba nägite seda üritust, aga nagu te ka nägite seda, siis ma unustasin selle vlogi ära lõpetada, mis tõttu jäi ka mul üks teema puudutamata, mida ma tegelikult tahtsin rääkida. Et ma tunnen ennast tegelikult ikka endiselt veel veits halvasti, sellepärast, et ma pidin mõndade eest põhimõtteliselt ära jooksma seal või lihtsalt kadusin ära, et kuigi ma nägin, et te seisate järjekorras ja tahate muga pilti teha või midagi, aga ma lihtsalt tormasin minema, sest et nagu ma ka mõnele teist seal juba mainisin, siis ma tegin tegelikult seal üritusel ikkagi tööd, et ma olin seal Nixi boksis ja ma pidin seal organiseerima, et kõik jookseks sujuvalt, kõik oleks olemas, kõik on tipp-topp värki-särki, et ma ei olnud seal selleks, et lihtsalt teiega kohtuda kahjuks. Aga sellegipoolest oli mul hästi tore näha teid kõiki, keda ma nägin ja teiega kallistada ja kallistused on mu lemmikud, nii et ma ei ole nendega kunagi kitsi, et kui te mind näete, siis kallistame. Ja ka ikkagi palun vabandust, et kui sul ei õnnestunud minuga pilti teha või mul ei õnnestunud sinust seda Polaroid pilti teha, aga sa väga tahtsid, et ehk mõnel teisel korral siis õnnestub see paremini. Vot, ja siis tegelikult veel tööga seoses, nii mõnigi teist on öelnud, et nagu te teate, ma töötan Nixis on ju, et ma tulen sulle poodi külla ja nii edasi, aga mind ei ole poes, et ärge minge mind poodi otsima, palun. Et ma ei tööta poes, ma võin küll seal vahest olla ja seal ikka ringi jalutada ja niimoodi, aga üldiselt mind sealt ei leia, nii et pole mõtet otsima minna. Ja mis siis veel? Mul tegelikult on mingi mõte, et ma tahaks teha ise siis nagu Nixiga koostöös mingi ägeda projekti, kuhu saaks nagu võimalikult palju teid ka nagu kaasata, et teha teiega koos midagi ägedat või teha midagi. Aga mida saab jooksud siin? Töö kutsub ühesõnaga jälle. Aga jah, ma ei ole veel suutnud välja mõelda, mida teha. Kui teil on mingeid mõtteid, ägedaid ideid, mida ma võiksin Nixiga koos teha ja teid ka kaasata sinna, ärge tooge välja palun kingiloo, sest et neid ma teen niikuinii, et aga see ei ole see, ma just mõtlen, et midagi ägedamat. Aga ma ei tea isegi, mis siis olla võiks. Mul on lihtsalt mingi mõte, et ma tahaks midagi teha, aga ma ei tea, mis see siis on. Ja,
aga saigi vist kõik räägitud. Tegelikult üks teema on veel, mis on niisugune nagu kahtlane teema, et ma nagu ei tea, kas seda puudutada või mitte seda puudutada. Aga ma küsiks, kas teie otsustate nagu videosid, mida te vaatate YouTube'is, kas te otsustate vaadata neid pealkirjade järgi? Sest nagu te teate, siis ma tegin ühele videole panin meelega pealkirjaks Hensugusta ja YouChicid clickbaiti mõttes just täpselt, et näha, kas see toimib ja see toimis. Ja nüüd ma nagu mõtlengi, et see oli lihtsalt mingi Q&A video, kus ma vastasin teie küsimustele ja see ei olnud nagu nii äge minu arust nii-öelda. Aga see sai nagu tohutult palju vaatamisi ja siis on mingid lahedad vlogid, kuhu nagu mina olen palju tööd pannud ja minu arust on nagu, ma ei tea, monteeritud on hästi ja nagu vlog ise on äge ja kõik on nagu tore, aga siis seda ei vaadata, sest et sellel ei ole nagu nii klikitavat pealkirja nii-öelda. Et ma siin kellegagi just rääkisin ka, et ma peaks nagu hakkama igas videos korraks mainima YouTube või YouChicke või Hensugustat või Sario TV-d või Martit või kedagi, et lihtsalt puhtalt sellepärast, et ma saaksin seda oma pealkirjas mainida ja et te nagu neid videosid vaataksite. Selles suhtes ma ei taha öelda, et mul on nagu hullult oluline see, et mul oleks hästi palju vaatamisi, sest et tegelikult ei ole. Pigem mulle meeldib see, et teid on nagu selline normaalne arv ja te olete siin kõik toredad ja sõbralikud, kui see, et mul oleks neid hästi palju ja kõik on mingeid nii-öelda heiterid täis. Aga lihtsalt sellepärast just, et nagu ma ise tunnen, et kui ma panen mingisse videosse palju rohkem energiat ja see nagu seda te ei vaata, siis mul on lihtsalt nii kahju nagu sellest, et te ei näe seda. Et ma ei teagi, kas nagu YouTube'is läheb ka midagi nii-öelda kaduma, et noh, nii-öelda Facebookis ja Instagramis sa ei näe alati kõik, et nii-öelda feedist läheb midagi kaduma. Siis ma mõtlen vahepeal, et huvitav, kas YouTube ka nagu sorteerib seda, et mida ta paneb kellegile kuhugi nagu nähtavale. Sellega seoses, kui sa veel ei ole subscribe inud seda kanalit, siis vajuta seda subscribe nuppu, et siis ma ikka ehk olen su feedis olemas. Ja see kellanupp on ka ju. Äkki see kellanupp aitab ka. Kommenteerige alla, kui paljud teist on vajutanud minu kanalile seda kellanuppu. Väga põnev oleks teada, sest et mina vist seda statistikat nagu kuskilt ei näe. Võib-olla näen, aga ma olen nii rumal, et ma ei oska vaadata. Ja see oligi niisugune nagu imelik teema, mida ma puudutada tahtsin, aga ma korra mõtlesin, et ma uurin, et kas teie vaatate videosid pealkirjade järgi. Et kui on äge pealkiri, siis ma vaatan ja klikin selle peale, aga kui on mingi, et niisama mingi tore pühapäev, siis ei huvita. Jah, aga okei. Nagu ma arvasin, siis see video veniski nüüd pikale, et aitäh, et te vaatasite. Võite laiki ka vajutada, kui teile see video meeldis. Ma tegin ise heliefekti juurde siia praegust, et ma monteerida seda ju ei saa. Ja olge tublid ja näeme siis juba minu sünnipäeva vlogis. Tšau!